aianduskooli floristi eriala lõpuaktust ühislauluga Ma laulan Räpinast. Palun lippude saali toomiseks püsti tõusta. Päevakohaseks kõneks saab sõna Räpina aianduskooli direktor Kalle Toom. Tere kallid floristid, kõik asjaomased külalised, sugulased, sõbrad, õpetajad, teised töötajad, kes on hoolega vaeva näinud, et te saate siin täna istuda. Ja see on tegelikult üsna kurb, et te siin istute ja koolist ära lähete. Ei ole isegi enam kooli õpilased. Ma just kirjutasin käskkirjale alla ja aevasin teid koolist välja. Aga teisest küljest on kena ka, et te koolist nüüd selle
suure teadmist oskuste hulgaga ja väga väärtusliku tunnistusega ära lähevad, et see näitab, et neil meie õpetajad ise, et see töö on kõik asja ette läinud ja see on jälle selle asja hea. Nüüd üks mõttetega, mis mul pähe torkas selleks tänaseks aktuseks, et tänane aktus on ikka selles mõttes täiesti eriline, et see on puhtalt floristi aktus. Käesoleva õppeaasta 6. lõpuaktus Räpina aianduskoolis ja loodetavasti viimane, sest nüüd on 1,5 nädalat on jäänud siis selle õppeaasta ametliku lõpuni ja loodetavasti selle 1,5 nädala jooksul rohkem aktusi, lõpuaktusi pidada ei tule. Aga see mõttetega oli see, et karda kiitust nagu väitust. Ja te olete nüüd kooli lõpetanud, olete saanud tagasiside asjatundlikult komisjonilt teile, et oskate floristi tööd, tunnete seda materjali ja seda eriala. Aga ega siis õppimine selle keelõppe. Et nüüd on teil lihtsalt üks tugev alus, mille pealt edasi õppida. Ja õppimisega ongi selline lugu, et kui saate kiituse osaliseks, siis seda on hästi meeldiv kuulata. See annab kindlasti tublist enesekindlust, et see teel edasi minna. Aga sellest õppida on väga keeruline. Laitusest ja negatiivsest tagasisidest õppimine on palju lihtsam. Ja lõppude lõpuks me oleme ju omale kutsumuse valinud selle järgi, mida me tõesti õppida tahame ja kus me tahame areneda. Nii et pääsu ei ole ja tere tulemast negatiivne tagasiside. Et ilmselt paljude teist, ma ei tea, kas nüüd öelda, et 21 on palju või vähe, et sedasi 6. aktus siis, see 6. aktus enam-vähem korreleerub ka teie osakaaluga kooli lõpetajate arvus käesoleval aastal, ehk 1/6. Aga omajagu on ju teie sellest neid, kes selle erialal ennegi tegevad olnud, tegutsevad edasi, neid, kes nüüd alles hakkavad selle erialal tegutsema või mõnel lähedasel. Ja ma ei tea, kuidas teile tundub, et nüüd te olete tunnistused kätte andnud, olete esimese oma töö lõpetanud, et võtate 21 ilusat inimest endis ikka. Et kui Indrek ja Leili noogutasid, siis on jah. Aga see on ju küll ääretult rõõmus ja tore, et selline ilus, tore suvepäev. Ja kui tavaliselt on olnud nii, et inimesed lõpetavad kooli, siis suur suvi justkui algaks. Praegu kahjuks meil nii ei ole, aga teie suur pidupäev on sellegi poolest. Ilusad pidupäeva teile. Mihkel Mattiisen, Silvia Soro. Olen loodud rändama. Esitavad Räpina muusikakooli õpilased Tairi Tolmik ja Erle-Mai Padusk. Juhendaja Margot Suur. Suured on ootused,
käskirja floristi eriala õpilaste lõpetamise kohta loeb ette sessiooniõppe juhataja Karin Kask. Direktorid ka. Räpina aianduskooli direktori käskkiri 19. augustist 2020. Esiteks, lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele floristika eriala lõpetajatele. Keiu Keeld. Merilin Pärna. Mireia Hilkja. Kristel Jõesoo. Jaano Oras. Karl-Jürgen Porro. Tuuli Keitsia Tšaski. Statsionaarse õppe kursuse juhataja on Irma Samontine. Teiseks, lugeda Räpina aianduskooli mittestatsionaarne õppe lõpetanuks ja anda välja lõputunnistus järgmistele floristika eriala lõpetajatele. Eerin Kang. Kooser. Helen Kuusemäe. Eneli Lohu. Liivi Lõhmussaar. Aveli Punane. Marika Pärn. Kaire Salumäe. Egle Sõlg. Klaarika Toomes.
ja käskkirjale on alla kirjutanud Räpina aianduskooli direktor Kalle Toom. Siim Angerbik Ettepoole esitavad taas Räpina muusikakooli õpilased Tairi ja Erlemai. Aitäh, Kaili ja Erlemai. Teeme veel kord lauljatele aplausi. Järgmisena saab sõna päevase osakonna floristika eriala lõpetanud Tuuli Keetsia Tšaskin, kes läbi luule tutvustab meile oma kursust. Loen teile nüüd ühe oma loomingulise luuletuse.
minu kursus. Jaanoga igav juba ei hakka. Teemakohased jutud ei lakka. Ta on tark ja sõbralik noormees, aianduses ja floristikas kui kala vees. Jaan on taimede spetsialist, ta teab kõiki taimi vist. Kristelit 2 aastat teades olen veendunud, et ta on kunagi tuntud meister lilleseades. Kui Kristel kannab kõrge kontsega kingi ja püüab pilke ümber ringi. Ta on kelmikas ja särav, ta ees on avatud iga uks ja värav. Mireia on tavaliselt ülemeelik. Tal kiirel sammul välgub miniseelik. Mireia on sale kui mannekeen. Ta naer kostab kaugemale kui tuletõrjesireen. Mõnikord Karl on ulakam veel. Nalju täis meel. Vabal ajal võtab ta küüslaugu vanne ning teada tuntud on ta staarianne. Iga kell võib ta selga panna krõpskingad ja kleidi ja koolipeod käest ära lähevad veidi. Aitäh! Järgmisena näete pildigaleriid päevase osakonna floristika eriala õpilaste tegemistest. Pealkirja all meie parimad hetked.
juhatuse juhataja Irma Samoldina. Tegelikult mõtlesin, et mina olen ikka kursuse ema, aga tuleb välja, kui olen eksinud 2 aastat. Liit tuli. See oli väga vahva liit. Armsad lõpetajad, austatud külalised ja kõik see koolipere. Tänane kooliaasta ja üldse tänavune aasta on olnud kõigi jaoks eriline. Osad asjad toimisid valesti ja osad asjad ei toimunud üldse. Ja mõned siis ikkagi oli midagi, ütleme niimoodi. Nii, ja tegelikult mul oli niisugune pisike kahtlus või kartus, et järsku see aastal ei toimu küll päris seda kooli aasta lõppu. Et üks lõpupidu on pidamata. Aga nüüd on siis need hirmud kõik selja taha jäänud ja siin te siis nüüd kõik istute. Rõõmsad, elevil ja väga kaunid keskõitsvaid liini. Ning nagu juba direktor siin ütles, et tänane päev on tõesti nii rõõmus kui ka kurb ühtlasi, sest tõesti kõigil on suur rõõm sellest, et olete olnud nii edukad, jõudnud siis oma eesmärgi täitumiseni, milleks te olete väga palju vaeva näinud ja tööd teinud. Aga kurb on sellepärast, et tõesti, et tuleb teiega hüvasti jätta. Aga nüüd ma pöördun teie poole. Teie, kes olete salapärase koodi all FL 1842 ka. Teiesugust ühtehoidvat ja rõõmsameelset ja nii ägedat kursust ei ole mul varem kunagi olnud. Ja ma arvan, et ühtegi üritust, kus teie poleks osa võtnud, siin koolis ei toimunud. Ja pelgalt osalemisega asi ei piirdunud, sest teie olite need, kes tahtsite ise asju algatada ja vedada ja säravad staarid, nagu te olete, eks ju. Nii et teie säravate staaride show'd loodan jäävad kõigile väga kauaks meelde. Ja nüüd kerkib üles küsimus, et aga mis siis nüüd saab, et kes siis meile nüüd edaspidi välja kohuskid tegema hakkab. Aga õnneks on meil olemas videod ja kui tuju peaks pahaks minema vahepeal, et siis saab ka neid videoid vaadata ja tuju nõnda tõsta. Ja üllatav on see, et kogu selle show businessi kõrval, eks ju, et jätkus teil ka hoidu hästi õppida. Nii et õppimisega ei olnud ju teil tegelikult üldse probleeme. Ning ja eriti südamelähedane ja meeldiv on mulle see, et mina kui vana mälumängur, eks ju, rõõmustan selle üle, et ka teie innustusite mälumängust ja olite väga tublid selles. Nii et suur tänu teile selle eest. Ja muidugi see ühtehoidmine ja teineteise toetamine, abistamine ja see oli lihtsalt hämmastav. Et see võiks olla, ka ütleme kõigile teistele kursustele heaks eeskujuks. Ning see sõprus, mis teil siin algas, eks ju, et ma olen täiesti veendunud, et see ilmselt kestab teil elu lõpuni. Ja tegelikult tuli mul praegu mõte, et huvitav, et kas on kuskil mõni kool, kuhu te kõik oma gängiga järgmisena suundute. Aga ma tänan teid selle eest, et te olite sellised, nagu te olite ja et mul oli võimalus teie kõrval olla nüüd 2 aastat ja teie käest hästi palju õppida. Aitäh!
üksi, kuigi Merilin peaks ka su kõrval olema. Aga sina ja Merilin tegelikult olete üks elav näide selle kohta, et kuidas visadus ja tahtekindlus viib ikkagi inimese sihile. Sest mäletate, alustasite 7 ja võiduka lõpuni jõudsite ainult 5-2. Eks teilgi oli vahepeal raske ja oli tõenäoliselt vahepeal ka loobumise mõtteid, aga sellest kõigest hoolimata te alla ei andnud ja müts maha teie ees. Ning mul on siiralt hea meel selle üle, et te olete praegu, või sina oled praegu siin ja sa võid enda üle täie õigusega uhke olla, et ei vaiendale. Ja soovitan ka edaspidi niimoodi siis edasi minna julgelt läbi elu ja mõtle selle peale, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. No ja vanarahvas ütleb, et pikk jutt ei ole üldsegi hea jutt ja sellepärast hakkan otsi kokku tõmbama ja soovin kõigile, nüüd päris kõigile siin tervist ja lõpetajatele soovin veel lisaks edu oma siin omandatud teadmiste ja oskuste ellu rakendamisel. Nii et soovin kõigile ilusat pidu. Kas keegi soovib veel sõna võtta? Tagasihoidlik sõnavõtt ka kaugõppe kursuse poolt. Lugupeetud koolipere, austatud õpetajad, täna juba ka kolleegid, kõige armsamad kursakaaslased ja kaasteelised, meie armsad pered, sõbrad ja tuttavad. Umbes nädal aega tagasi, kui mõtted olid juba kooli lõpetamise peal ja närv oli sees, postitas mul üks hea sõbranna Facebooki ühe armsa pildi. See oli kellegi illustraatori tehtud, seal peal oli suur pandakaru ja tema seljas väike draakon. Ja 3 rida. Pandakaru küsib, väike draakon, mis sa arvad? Mis on kõige tähtsam? Kas sihtkoht või teekond? Ja väike draakon vastas, seltskond, mu sõber. Kõige tähtsam on seltskond. Ja kui ma seda pilti nägin, siis ma mõtlesin, et see võtab väga ilusti kokku selle, mis meiega siin 2 aastat on toimunud. Et sihtkoht oli kooli lõpetamine, sinna me oleme täna jõudnud, üle kivide ja kändude me lähme ikkagi ajalukku koroonalennuna, mis tähendab seda, et lisaks tavapärastele kaugõppe väljakutsetele, et sul on veel pere, sul on töö, mitte kõigi jaoks ei ole seega lillepoes töötamine, suured vahemaad, kõik muud asjad, pidime veel rinda pistma ka selle koroonakoletisega, mis peksis elukorralduse segi. Nii et väljakutseid oli, aga sellest hoolimata me olime sihikindlad, me olime tublid, me ei andnud alla ja me tegime selle ära. Nii et ma arvan, et kõik oleme nagu väärt ühte pikka pai. Teekond sinnani jõudmisel on olnud ka nagu Ameerika mäed. Lillesealt ei saa õppida raamatust, ei saa õppida kuskilt moodsalt videokoolituselt. See on nagu protsess. Ja ma isiklikult tunnen, et me kuidagi jõudsimegi lõpus jälle mingite terminite ja nippidega algusesse tagasi, et kui me alustasime ja siis tuli avatud vorm ja suletud vorm ja keskus, kordus, mis on domineeriv värvus, midagi ei saanud aru. Siis kui oli Leili aias harjutuspäev või veel ka eksamipäev ja kui me omavahel siin suhtlesime, ette valmistasime, tulid kõik need sõnad ja terminid uuesti, tulid sidumisnipid, vaheroheline ja siis oligi see koht, kus sa said aru, et see protsess, see teekond oli vajalik, sest nendele sõnadele tuli läbi selle tähendus, tuli tunnetus. Need on siis süsteemsed teadmised ja käsitööoskused ja selle me kõik võtame endaga ellu kaasa.
sõltumata sellest, kas meie kursuselt tuleb järgmine Eesti tippflorist või mitte, kas me lähme kõik lillepoodi, kas me jääme sinna, kas me kunagi elus jõuame ringiga sinna tagasi, et see kõik jääb. Ja lisaks sellena, et me tegime selle 2 aasta jooksul läbi nagu imelise teekonna ühiselt õpilastena, tegime me läbi selle ka inimestena. Me jagasime ikkagi väga palju hetki, toetasime teineteist ja kogesime elu, ilu ja valu kõikides võimalikes sündmustes. Ja olgu siinkohal öeldud, et ma olen täiesti kindel, et lisaks kõigile nendele imelistele inimestele, kes täna siin saalis istuvad, on meil ka seal üleval 1 kuni mitu hinge, kes on täna siin koos meiega ja kes, ma usun, rõõmustavad, sõltumata sellest, et nad ei ole täna siin saalis. Nad on olnud osa sellest. Ja nüüd me jõuame kõige parema osa juurde, mis oli seltskond. No mis sa saad öelda? Lihtsalt fantastiline. Kui sul on sellised kaasteelised, siis see sihtkoht, kuhu me jõudsime täna, see on ainult vahepeatus. Nagu ütles meile eile eksamikomisjoni esimees, siis meie teekonsolistidena mitte ei lõppe täna, vaid tegelikult alles algab. Ja kui sul on sellised kaasteelised, siis ütleme nii, et te veel kuulete meist. Aitäh ja rõõmsate kohtumisteni. Ja otse loomulikult tahame nüüd tänada oma õpetajaid, kes vedasid meid läbi sellest 2 aastat, kes toetasid meid oma värvikate isiksustega igaüks omamoodi. Me ei oleks nagu ilma teieta täna siin. Ja me tahaksime teid meeles pidada väikeste kingitustega, et ma paluksin kõigepealt siis Leili, Pille, Indrek ja Marek mulle korra siia ette, et midagi jääks mälestuseks meist. Õpetaja Jaane, palun. Tõenäosuse ja organiseerituse muster näide, et suur tänu talle selle eest. Ja me täname loomulikult kõiki oma õpetajaid ja täname ka, et ka õpetaja Samüldina, meie keeleõpetaja, sest et lisaks kõigele käsitööoskusele ja lilleseadmisele me peame ka muid asju oskama, et palun ka teid. Kadi Koosapoeg, aitäh, et sa mässasid meie lepingutega. Ulistasid ma loomulikult. Lisaks siis kutsume ka ette Valdur Truia, kes meie arvuti mitteoskamist ikkagi nagu aitas, et me oskaks. Tunnustaks ka meile karjääri- ja tööõiguse alaseid teadmisi. Palun. Ja ega me saa ju ilma administratiivse personalita, sest et need lõputud ümbertõstmised ja tabelid ja aitäh koolile, et te vastu tulite, sest kui ei oleks need asjad edasi lükkunud, siis meid täna võib-olla siin nii palju ei oleks, et Karin Kask, palun.
kas keegi soovib veel sõna võtta? Tundub, et mitte. Aktus on tänaseks lõppenud. Õnnitlemine ja pildistamine toimub koolimaja ees. Ega mul pikka juttu ei ole. Kallid lõpetajad, nimed on seest ära võetud. Ise korjate oma kimbu ja viite koju.